Need islamistid on väikestest tüdrukutest kinnisideks ja pole juhus, et nad valisid just selle koha, et tõestada oma üleolekut kogu New Yorgis. Need videod levivad kulutulena, sest need tõestavad meile, et Mamdani tulek New Yorki oli alles algus sellele, mida neil on Ameerika Ühendriikide jaoks plaanis. Ja see lugu vallutab internetti, sest see on häbiväärne, nagu te kohe näete. See on tüdrukutele mõeldud juudi kool New Yorgis ja mida te siin kohe näete, on hulk moslemi mehi, kes on otsustanud võtta oma palvematid ja rivistada need selle hoone välisküljele avalikuks palvetamiseks. Olgu, las ma olen väga selge. Seal istub väikeste tüdrukute kool, juudi kool, mis on juba iseenesest probleem. Ja selle kooli väljas on hulk neid islamiste, kes on otsustanud, et just siin on see koht, kus neil on vaja palletada. Väikeste tüdrukute juudi kool. Hunnik suuri tugevaid islamistidest mehi, kes teevad valjuhäälseid palveid õues. Te peate aru saama, mida see tegelikult tähendab. Ja see on Brooklynis, New Yorgis. Jällegi, kooli sissepääs on kohe seal. Ja otse selle kooli välisküljel näete jälle gruppi moslemitest mehi, kes on seal oma palvemattidega. Nüüd, sellega on paar probleemi. Esimene probleem on juriidiline, sest kõnnitee tõkestamine on New Yorgi seaduste järgi keelatud. Sa ei tohi avalikku kõnniteed takistada, sõltumata usulisest eesmärgist, olgu sa juut, moslem või kristlane. Seda lihtsalt ei tohi teha. Nüüd, kui rangelt seda seadust tegelikult jõustatakse, on vaieldav. Tavaliselt püütakse sellest hoiduda USA põhiseaduse esimese paranduse kaalutlustel. Nad ei taha, et keegi neid mingisuguse rikkumise eest kohtusse kaebaks. Aga see video näitab selgelt rida täiskasvanud mehi palvemattidel, kes on rivistunud otse kooli ees kõnniteel. Nüüd, ma ei tea, kas ta kavatseb seda öelda, aga las ma olen väga selge, lihtsalt väga selge ühe asja suhtes. See ongi strateegia. See ei ole juhuslik, et need inimesed on kooli juures tänaval ilmunud. See on strateegia. Kehtesta oma ülemvõim. Proovi panna toime väiksemaid seaduserikkumisi, mille puhul sa tead, et need tekitavad liiga palju üleriigilist kära, et inimesed vastu hakkaksid. Ja lihtsalt jätka samm-sammult edasi. Kõnnitee blokeerimisega ei tasu tegelikult tegeleda, sest inimesed hakkavad ütlema, et võib-olla oli see mingi usutseremoonia või mingisugune protest ja see on probleem USA põhiseaduse esimese parandusega. Nii et teeme parem mitte midagi. Ja ta on väikesed asjad, need pisikesed asjad ja siis väikese seaduse rikkumise toimepanek, sellega tegelemine lihtsalt ei ole seda väärt. Nad teevad seda ikka ja jälle, ikka ja jälle, ikka ja jälle. Tere tulemast, mina olen Meira K, teie saatejuht. Me astume vastu, sest meil on sellest küllalt. Ja kui sinulgi on neist psühhootilistest asjadest, mida me näeme, küllalt saanud, siis tere tulemast, sa oled leidnud oma inimesed. Nii et kindlasti vajuta tellimisnuppu, anna sellele videole hoogu, kui soovid, ja mis kõige tähtsam, anna inimestele teada, sest me loome oma arengut. Okei, vaatame, mis veel toimub. Oh poiss, see video ajab mind vihaseks. Takistades kõnniteed ja sundides jalakäijaid kas kõrvalastuma või tänavale minema. Jällegi, sellel pole isegi mingit pistmist juudi kooliga. See ei ole õige. Okei. Need inimesed, kui te kavatsete seda teha, peate avalikust ruumist lahkuma, minge oma mošeesse. Ja ma ütleksin täpselt sama ka ükskõik millise teise inimrühma kohta. Teil on vabadus oma usku praktiseerida nii, nagu soovite, kuni te tänavat ei takista. No ma ütlen, kujutage ette, kui New Yorgis oleks väikeste tüdrukute kool, islamistlik tüdrukute kool ja hulk kristlasi, suured kristlastest mehed otsustaksid tulla välja ja palvetada, eks. Kui nad tuleksid oma ristidega ja teeksid terve tseremoonia, mis meedias juhtuks? Täielik paanika. Seda võin ma teile öelda. Seda võin ma täiesti kindlalt öelda. Olgu, kuulame veel natuke. Imale teot. Muide, kutid, see on the moderate case. Kui te ei ole temaga tuttavad, siis kindlasti jälgige teda, sest ta seletab asju väga hästi lahti. New Yorgi linna reeglid ütlevad, et avalik palvetamine on seaduslik ja nii see peakski olema, aga ainult siis, kui see ei takista tänavaid ega kõnniteid. Aga kui see segab tavapärast jalakäijate liikumist, siis rikub see linna eeskirju. Nüüd, kõik sellised organiseeritud või grupiviisilised usulised üritused kõnniteedel või tänavatel, mis võivad takistada jalakäijate liikumist, vajavad tavaliselt linna luba ja siin pole mingit luba mainitud ega näha. See paistab olevat lihtsalt spontaanne rahvahulk lähedal asuvast mošeest, mis viib mind minu teise punktini. See ainult tüdrukutele mõeldud juudi kool asub otse Al-Madina mošee kõrval, mida nimetatakse ka Brooklyni islamikeskuseks. Ma uurisin seda, et umbkaudu määrata mošee ja kooli vahemaa. See on sõna otseses mõttes vaid 1 kvartali kaugusel. Väga lühike vahemaa võib olla 90 kuni 150 meetrit ehk 1 kuni 2 minutit jalutada.
see viib mind järgmise punktini. Miks sa oled avalikus kohas, eriti veel otse ainult tüdrukutele mõeldud juudi kooli kõrval, kui sa... Sest just seda nad üritavadki teha, et igal pool oma üleolekut näidata, et saada tähelepanu. Ja et oleks selge, et Mamdani linn oli alles algus. Nende linnapea tulek oli alles algus. Sul on mošee 90 meetri kaugusel. Miks? Mul ei ole avaliku paletamise vastu midagi. Aga kui sa teed seda näiliselt hirmutamise eesmärgil või see ei ole vajalik, kui sul on mošee 90 meetri kaugusel, see ei ole vajalik. See on 100% tahtlik. See oli nende meeste valik. Ja ma ei kavatse eirata fakti, et New Yorgis on alates 2023 aastast antisemitismi mured märgatavalt kasvanud. Seal on palju juudi koole ja asutusi. Neid on sageli sihikule võetud ja nad tunnevad end tihti haavatavana ning sellel on põhjus. Need inimesed, jah, neid rünnatakse. Palvetatakse kõnniteel 1 kvartali kaugusel mošeest, selle asemel, et olla sees või mõnes vähem tundlikus kohas. See võib toita hirmutamise või domineerimise tunnet, andes märku, kas see oli kavatsus või mitte, kuid selle video ja kogu olemasoleva tõendusmaterjali põhjal tundub, et see oligi kavatsus. Ma mõtlen jah, see oligi täiesti selgelt see neetud kavatsus, olgem ausad, ärme tee selles osas mingeid vigu. Ta on kena, sest ta on mõõdukas ja ta on oma töös hea. Aga siin ei ole mitte midagi arutada. Jällegi, ma tuletan teile meelde, et see on osa taktikast. See on linnavolikogu liikme Inna Vernikova sõnum. See on minu piirkonnas asuv juudi tütarlaste kool. Ma olen palvetamise ja sõnavabaduse poolt. Aga miks peavad täiskasvanud mehed seda tegema otse väikeste juudi tüdrukutega kooli ees? Kas mitte selleks polegi mošeed? Kas see on tahtlik? Linnapea Mamdani, New Yorgi linnapea. Kas teil on tarku sõnu selle kohta, miks nad äkki tunnevad vajadust seda teha? Ja ma ütlen teile, mul on selle kohta palju tarku sõnu. Sest, nagu ikka, see on plaan islami domineerimine New Yorgi linnas. Aeglaselt. Igal pool, kus nad saavad. Linnapea oli alles algus. See ei ole suur uudis, see ei ole mingi parempoolne vandenõu. Ma võin kõndida Brooklynis, New Yorgis, Fulton Streetil ja kuulda moslemi palvekutset, mida lastakse valjult vähemalt 3 kuni 5 kohas. Nende kohtade omanikud, neil on kõlarid poodide juures ja nad lasevad seda palvekutset 5 korda päevas. Nii et kui sa oled teatud piirkondades New Yorgis, eriti Brooklynis, mis on New Yorgi suurim linnaosa. Ja see ongi põhimõtteliselt see koht, kuhu kogu 3. maailm New Yorgis kokku paisatakse. Ja nemad lähevad Brooklyni ja hajuvad laiali, nii et sa võid põhimõtteliselt minna ükskõik kuhu Brooklynis. Ja sa kuuled seda valjuhäälditest mitu korda päevas. See on väga reaalne asi. Ja kui keegi toob üles Ameerika või New Yorgi islamiseerumise või midagi sellist. Ja paljud inimesed tahavad lihtsalt öelda, et nad on parempoolsed vandenõuteoreetikud või et see on lihtsalt Fox Newsi teema. Ma olen siin, et teile öelda, et olen seda oma silmaga näinud ja oma kõrvaga kuulnud. See on väga reaalne ja see ongi lihtsalt see, mis New York praegu on. Ja jälle, see ei lähe tagasi. Ei lähe, sest see ongi see, mida nad teevad. Nad võtavad linna üle ja ei tagane, eks. Ma mõtlen, kuula seda. Vaatan telekat ja nüüd kuulan seda jama igal pärastlõunal. New Yorgi osariigist on saanud islamiriik. Vaata, mis selle jama eesmärk on. Hommikul, keskpäeval, pärastlõunal. See on hullumeelne, vaata seda. See on tohutu reklaamtahvel araabia keeles, eks. Vaatame, mida see ütleb. Sinu tervis on parim ja sinu õigused on kaitstud ning sinu linn on sinu teenistuses. Ära muretse, sissetungijad. Me hoiame su seljatagust ja ülejäänud võivad arve kinni maksta. Vaatame. Me oleme siin liel suundumas Midtowni tunnelisse ja see, mida sa just nägid, on NYC Health, NYC Cares, midagi sellist. Silt, mis on täielikult araabia keeles ja mille eest on makstud sinu maksurahadega. Ainus asi, mida ma olen näinud selle linna peal tegevat, on Eidi õhtusöökide korraldamine Gracie mõisas ja siltide ülespanek keeles, mida enamik New Yorgist ei räägi. Ja see ongi see oligi algusest peale plaan. Panna ametisse linnapea, vaadata, kui kaugele nad saavad minna, et panna liberaalsed lollid selle õnge minema. Ja siis aeglaselt igas suunas lihtsalt suruda oma ülekaalu nii palju kui võimalik. Te peate vastu hakkama, kõik peavad vastu hakkama. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.